Eluliin on võtnud sihikule väga tõsise teema, inimkaubandus, eesmärgiks tõsta inimeste teadlikkust, avada nende silmad ja teha neile selgeks, mis tähendab inimkaubanduse ohver, millised on tema murekohad, aga millised on ka tema õigused. Ja sinna juurde käib alati ka see, et millised on siis need ametnike ülesanded, millised on nende kohustused. Ja ma räägin Ave-Pirjo Paluverega, juristiga, kes on olnud selle teemaga seotud väga tihedalt ja päris pikka aega. Et hakkame kohe pihta siis, et mis on siis need õigused, mis on antud ohvrile? Tere! Tere! Nagu me oleme juba siin läbivalt rääkinud, siis igaüks meist võib langeda kuriteo ohvriks ja siis selle ohvri kogemuse leevendamiseks pakutaksegi erinevat sorti abi. Ja täna siis räägiksime võib-olla nendest kõige põhilisematest ja need võiksid olla, et õigus saada infot ja anda ise infot. Sa võid tutvuda näiteks oma menetlustoimingutega, millesse sind on kaasatud, oma ülekuulamisprotokolliga, teha igasuguseid märkusi, tutvuda oma kriminaaltoimikuga, osaleda istungil, kui sa soovid, või siis läbi oma esindaja. Sul on õigus saada tõlkiabi ja erinevad siis olulist teavet, mis on siis sinule ette nähtud kui kannatanule. Siis kindlasti tuleks meeles pidada, et sa ei pea andma ütlusi oma lähedasega iseenda vastu. Et see on ka üks punkt, mida me kindlasti peaks rääkima. Kohe segan vahel, ma küsin, et tõepoolest näiteks selline asi, et on tegemisel, on kaasus ma valmimisel ja et see on tema õigus. Ta võib öelda, et ma tahan näha täpselt, mis on sinna kirjutatud. Ma tahan lugeda läbi kõik need detailid, kui ma isiklikult tunnen, et kuigi mina olen andnud ütlusi, on need pandud valesti kirja, siis ma tahan ja mul on õigus neid ka parandada. Jah. Et see on tegelikult täiesti olemas, et inimesed võib-olla mõtlevadki, et nüüd on antud see sellelt nii-öelda kuritegelikult instantsilt on antud see nii-öelda sellele abipoole instantsidele, et nüüd nemad seal asjatavad, aga võib juhtuda ju, et kõik ei lähe nii õigesti, kui see päriselt on. Ja võt see õigus tegelikult kõik see materjali üle kontrollida on inimesel olemas. Absoluutselt, ja siin ongi vaja seda tõlki siis, kes on su oma keele selgitab sulle täpselt ära, et see mõte ei läheks sealt kaotsi siis. Et täpselt nii, nagu ma ütlesin, nii siis saakski ka kirja nagu kannatuna mõistes. Just, et ta võib öelda, et okei, et ma siiski tahaks lugeda, ma ei saa neist aru, aga ma tahan täpselt teada, mis on seal ütluskirjas ja kuna ma ei ole selle keele valdaja, siis palun mulle ka tõlki, see õigus on. Mis tähendab seda, et ta ei pea andma ütlusi. Räägi mulle paari sõnaga seda. Kui need ohustavad teda ennast või siis tema lähedasi ja sellepärast ei peagi, sellepärast, et lisaks veel ka, kui on ameti või kutsetegevuse kohustusest tulenevalt hoida saladust, siis võib ka jätta rääkimata. Et see on nagu selline asi, et kas see on nagu tunnetuse küsimus või see on ka tegelikult läbirääkimis küsimustele, et antakse alati see võimalus, et te võite anda ütlusi, kui te tunnete, et te tahate, kuid pidage meeles, et teil on ka võimalus nendest loobuda ja see on okei. See on okei. Väga hea. Ja siis oleks ka hästi oluline see, et ta võib võtta menetlusele kaasa toetava inimese, et tal on õigus saada ka tuge, kas siis läbi ohvriabiteenuse või siis erineva spetsialistidega kaasa võtta. Eelnevalt siis võib-olla ka saanud psühholoogilist nõustamist ja erinevat juriidilist nõustamist, et ta ei ole kindlasti üksi, et võib-olla ta üksi eksleb kogu selles menetluses, et ta oleks ikkagi nagu siis toetatud iga külje pealt, et ta teaks, mis on tema õigused ja võimalused. Ja selles valdkonnas ju tegelikult on niimoodi, et sellepärast tulevadki need targemad instantsid appi, et sa ei pea teadma, mis on õige, kuidas peaks. Küll, aga siit tuleb sulle nõu ja abi selle kohta, et kuula nad ära, nad annavad sulle nõu eelkõige soovides ju sulle head, et see sinu asi õnnestuks, eks ju. Nagu me ka eelnevalt rääkisime, et ta ise võib-olla ei teagi, et tal on sellise asjade osas õigus või temaga on näiteks valesti käitutud mõnes olukorras. Ja siin saab ju tulla just see abi ja teha talle selgeks, et kas sa mõistad, et tegelikult elus asjad käivad teised, kuigi sina oled harjunud teistsuguse elu. Okei, väga õige. Siis kindlasti on oluline ka rääkida kannatanule või ohvrile siis kahju hüvituse osas, kuidas see käib selles menetluses, mismoodi esitatakse need hagid, kuidas saab need igasugused rahalised toetused või siis muud olulised näiteks hagi osas esitada sinna. Seda saab ka talle siis tema nõustaja või kes siis on abistaja ka siis vastavalt aitab. Ja üleüldse saada igasugust õiglast kohtlemist, et keegi nagu ei alahindaks ega ei peaks kuidagi nagu mitteväärseks.
et ikkagi täpselt samamoodi nagu meie oma kodanikele, on ka kolmanda riigi kodanikele, kõigile on õigus saada ühesugust tuge. Õigus saada tuge, ma vaatasin, et nende paberitest, mis mulle eelnevalt tutvumiseks anti, oli selline asi, et võib taotleda lähenemiskeeldu. On see reaalne, on see võimalik, et päriselt saab selle lähenemiskeelu, sest see hirm on kindlasti üks, mis paneb inimese suu kinni ja ta ei räägi. Jaa, ikka on võimalik jah, aga nagu sa mainisid, et ega see väga selliselt niimoodi ei ole, et ma olen kohe rusika lauale ja saan. Lähenemiskeele osas me saamegi rääkida nii karistus õiguslikust kui ka tsiviilkohtust, nii et mõlemad variandid olenevad siis. Ja on võimalik ja on ka kohtud seda kohaldanud ja selles mõttes, et kui on vajadus selle järgi, kindlasti annab ka politsei või uurija annab selles osas nõu või siis ka siis esindaja või prokuratuur. See õigus saada kahjuhüvitist, see tundub võib-olla sellele inimesele täiesti ootamatu uudis, et ta ei ole selle peale üldse tulnud alates sellest, et ta tead, et ta on ohver, lõpet sellega, et ta on tegelikult ka kannatanu ja kannatanul on õigus saada ka kahjuhüvitist, et see võib-olla on ka üks, mis paneb inimesed nagu tegutsema ja rääkima, on nii? Nõus ja selles osas kindlasti ei maksaks olla ka selline nii-öelda nagu tagasihoidlik, et inimene jälle kord mõtleb, et mis mulle siis ikka, mis muga siis ikka juhtus, et mis nii ja naa, et võib-olla ma ise tahtsin ka ja võib-olla ka täpselt ei tea, aga võib-olla ta ei adu, et mis tegelikult tema tervisele see kõik tegi, see võib-olla aastate pikkune, nagu eelnevalt ka Eda Mölder rääkis, et ta on pärast sotsiaalteenusel võib-olla seal, ma ei tea, paarkümmend aastat ja siis selle võiks me ikkagi nagu lüüa rahasse ümber numbritesse, lähtudes siis Euroopa Liidu või siis meie oma kohtukaasustest, et millised on need summad, et me ei saa rääkida siin mingi 100 eurost, et me räägime ikkagi 50 000 ja sealt üles. Ma just tahtsin küsida, et ega võib juhtuda, et mõni, kes meid täna vaatab, ei ole kuulnud meie eelmised lugusid, tasub kõik järel kuulata ja see laiendada enda jaoks kogu seda mõistet ja selgitust, mis selles maailmas toimub, aga need kaasused, mis on võidetud, mis on need numbrid olnud kahjuhüvitist, mis teil tõesti on olnud võimalik Eesti riigilt kätte saada, mis tõesti nagu ütleme inspireeriks, et see on võimalik? See ei olnud otseselt Eesti riigilt, see oli süüdimõistetutelt, aga milles mina ise osalesin kannatanu esindajana, oli meie oma inimene, üks väga tore tüdruk, kelle ma arvan, et see kogu see kaasus on, ütleme niimoodi nagu hea näide, tore näide, rõõmus näide sellest, kuigi see tüdruk vajab siiani toetust, ta saab seda läbi kohaliku omavalitsuse ja läbi meie MTÜ, siis temale kohus suures osas, ütleme 90% ulatuses nõustus meie poolt välja pakutud summaga, milleks oli 100 000 eurot. Et see oli siis see nii-öelda, kuidas me üldse hindame tegelikult sellist kahju, et sellel ei olegi nagu mingit mõõdet või väärtust, et selles mõttes, et aga siin on taga ikkagi mingisugusedki numbrid. Absoluutselt, kohtunik samamoodi mõistab, et me ei saa rääkida siin mingisugusest väiksest trahvist, eks ole. Ja keegi sulle lihtsalt paiest seda ei teeks. Just, et sa oled inimest nagu ekspluateerinud, temale teinud haiget läbi mitme erineva kuritegeliku või ma ei tea, mis iganes seal oli, me hakka rääkima detailidest seal, aga jah, et see tollel hetkel oli küll õiglane. Ja see tüdruk täna on saanud ka sellest reaalselt osa midagi kätte. Kuigi osad istuvad kinni, kus keegi, siis ta reaalselt on ka saanud seda. Ja ta on saanud ära tasuda, tal on võlad, mis talle tekitati. Ta on saanud asunud tööle, teda kiidetakse tööl, ta on oma perega saanud kokku uuesti ilusti, et selles mõttes niisugune edulugu. Väga hea. Sul on ka siin kirjas õigus saada õiglast kohtlemist. Räägi sellest natukene. Jaa, ma selle õiglase kohtlemise all pidasin silmas siis seda, et ega siis alati me ei alustata kriminaalmenetlust ja alati sulle ei anta kõike selliselt, nagu sul on ette nähtud, et sul on õigus ise olla selle asja juures või siis läbi oma esindaja kogu aeg hoida nagu nii-öelda näppu pulsil ja ka siis ise vaidlustada, kas kriminaalmenetluse alustamata jätmist või lõpetamist, kui sa leiad, et need ei ole õigetel alustel tehtud, et samamoodi, ega siis eks kõik eksivad ja selles mõttes õigus ongi selline, et kuidas see on see, et 2 juristi 3 arvamust, et kõik sellised asjad. Kui see lõpetati, kui see kuidagi jäeti pooleli, sa võid kogu aeg taotleda või siis vaidlustada neid otsuseid. Või kui sa siis jõuad kuidagi kokkuleppele erinevad, siis sa võid kasutada ka erinevaid menetluse liike. See on see, mida ma mõtlesin selle all. Räägime, meil oli veel päris huvitavaid teemast, just juristina on sul nagu see teine külg, mida me oleme siin
arutanud inimesed, kes tegelevad just selle teise poolega, siis sinu käes on see selline ametlik pool, et milliseid teenuseid veel ohvrile pakutakse? Ma panin endale kõik kirja, et ma siis siin väga niimoodi metsa jookseks nendest, et ohvriabi seaduse kohaselt pakutaksegi inimkaubandus ohvritele ja eeldavatele ohvritele nõustamist, abi erinevat suhtlemisel riigi ja kohalike omavalitsustega, nagu me rääkisime, juriidiliste isikutega, turvalist majutust, toitlustust, tervishoiuteenuseid, materiaalset psühholoogilist abi, tõlketeenust, siis juriidilist nõustamist, sealhulgas ka ohvri esindamist kohtueelses menetluses. Et kui ta just alles satub sinna ja kui ta on politsei juures ja kõik sellised, et temale arusaadavalt kõik või nagu ära seletada. Lisaks siis kohtu haldusasutustes, kus käib erinevate nende dokumentide taotlemine või mis iganes puudutab seda inimest. Ja siis lõpus vahel ka peale kohtuotsuseid on vajadus ka kohtutäiturite poole, erinevad sellised. Kõik nendes osas on talle ette nähtud teenused. Jep. See on väga huvitav, sest kui niimoodi mõelda, siis isegi tavainimene igapäevaelus ei ole võimeline kõike seda oma päi läbi närima, et see on selline tõsine maailm ja inimene, kes on katki ja on olnud ka inimkaubanduse ohver, seda enam tundub see talle täiesti võimatu, nii et see abi, mida ta saab ja millel tal õigus on ja teada seda, et tal on selleks õigus, on tegelikult ääretult tänuväärne ja suur. Sest peale kohtumenetlust me ei saa ju teda jätta kuskile ripakile, sest pärast seda jätkub veel erinevate ju olukorrad, mille vahele ta võib muidu sattuda. Ongi nagu kohtutäiturid või siis nõustamine, sotsiaalnõustamine, tugiisikud, need kõik on seal vajalikud pärast, et see lugu ei lõppe selle inimese jaoks selle istungiga ja selle mingi otsuse esimese lahendusega näiteks. Just nimelt, sest tegelikult ju kogu selle meeletud suure toetusgrupi eesmärk on ju see, et see inimene tuleks sealt välja ja mitte kunagi enam sinna ei satuks. Tema teadlikkust kasvatatakse ja tema õigusi tehakse talle selgeks nii kaua, kuni lõpuks inimene saab aru, et ma olen midagi väärt. Kuidas on lood, kui me räägime näiteks, mis suunised on teil siis, kui me räägime alaealistest? Jaa, alaealised on ka selline oluline grupp. Ja alaealine Eesti mõistes on siis alla 18. Ja alaealisega meil üks hetkel ongi ka üks kaasus, kus on meil teos praegu, sellest saab kunagi hiljem saab rääkida. Nii, eraldi suunised on olemas näiteks inimkaubanduse direktiiv ja ÜRO ning Euroopa Nõukogu asjaomase konventsioonid näevad ette, et kui on alust arvata, et inimene alla 18-aastane, siis me kohtlemegi teda alaealisena, kui me täpselt ei tea siis. Nii ja tema menetlustoimingutes ja abistamisel tuleb hoolega järgida tema huve ja vajadusi ja arvestada seda, et temaga tuleme käituda lapsesõbralikult ja natukene selliselt, kuidas on sobivam lahendus temaga kas suhelda või siis arvestada, et ikkagi tegemist on lapsega nii-öelda. Ja tuleb käsitleda kõiki neid põhimõtteid, mida me kasutame lapsega suhtlemisel. Alaealise tuleb ka tagada esimeses kokkupuutes turvaline lapsekeelsne keskkond koos määratud ja lapsele tutvustatud võrgustiku liikmetega. Mis see tähendab? See tähendab, et lastekaitsespetsialistid või konkreetsed isikud, kes on ette nähtud töötama lastega, kes oskavad nendega suhelda. Et me ei saa lasta sinna täiesti tavalist inimest, kes pole õppinud lastega kriminaalasjadest näiteks rääkima, et see on väga selline delikaatne teema, et see peab olema kindel ja turvaline arusaadav nii-öelda ülekuulamine või siis rääkimine. On meil Eestis selline spetsialiseerunud inimeste grupp olemas, kes tegelevad just sellist? Ja siis, kui on vajadus, siis alaealise saab ka suunata asenduskoduteenustele või siis ka inimkaubanduse abistava teenusepakkuja juurde, et samamoodi kõik need teenused, mida me enne rääkisime, toetamine, tugi, erinev, kõik on tagatud ka sellele alaealisele. Lihtsalt kogu aeg on kõigil meeles, et tegemist ei ole täiskasvanud inimesega. Tema mõtteviis on teine, tema tunded on erinevad, tema läbielamised võivad olla hoopis teistsugused, et seetõttu tuleb teda kohelda. Olenemata, et ta näeb välja nagu täiskasvanud naine või mees, on ta tegelikult laps, sest tema vanus määrab tema eest tegelikult selle, kui suur on tema mõtlemine. Räägime korraga kolmandate riikide kodanikest ja milline on nendega suhe?
kolmandate riikide kodanikest, kes meil satuvad siis Eestisse ja erinevate teenuse mõistes, siis tal on õigus, ega siis inimene ei peagi võtma neid vastu teenuseid, kui ta ei taha, ega see on lõppude lõpuks vabatahtlik ja nendele inimestele, inimkaubanduse ohvritele või eeldatatele on õigus järelmõtlemise ajale. Et kas ta tahab üldse osaleda kogu selles menetluses ja kas ta tahab üldse kõiki neid teenuseid. Et see on ka mõeldud selleks, et anda neile võimalus taastuda ja süüteo tegijate või siis nende kurjategijate mõju alt pääseda ja mõelda ise rahulikult, mida ma tahan ja teha oma nagu nii-öelda teadlik otsus, et kas ma tahan siit ja kuidas ma tahan siit edasi minna, kellega ma tahan koostööd teha, politseiga, erinevate MTÜ-dega, õiguskaitseasutustega ja kõik selline. Ja selle järelmõtlemise ajal jooksul ta peab teadma, et teda ei tohi välja saata siit, et ta saab rahulikult mõelda, rahulikult panna oma mõtted kokku ja otsustada, mida ta tahab edasi teha. Ja selle järelemõtlemise aja jooksul on ette nähtud ka erakorraline arstiabi, et keegi ei jäta teda selles mõttes hooleta kuskil, et kõik talle tagatakse, eriteenused, kindlasti psühholoogiline abi ja kõik selline, seda ka MTÜ Eluliinist alati on nagu see on täpselt see koht tegelikult, et kui mõtled, et siis ilma selleta võib-olla see üldsegi ei õnnestuks, kuna inimene on nii katki, ta on vaimselt nii läbi omadega, et kui teda nagu panna nüüd ladudele kõik see juriidiline pool ette, et sul on kõik, see võib talle tekitada sellise paanika ja tema vaimne väsimus on nii suur, et ta ei saagi aru, et tegelikult see on abistav käsi, et kui ta ei saa rahulikult mõelda ja kuidagi nagu taastuda sellest olukorrast ja ka saada aru, et tema šokist välja tulles, et ta ei ole enam ohus, ta ei ole enam selles kohas, kus tema homne päev läheb sama õudselt edasi kui eilne, et sealt edasi see aja andmine tegelikult avab talle uksed ja sealt ta pöördub ju hoopis teise inimesena teie poole. Ja täiesti. Enda kogemusest võin öelda, et see psühholoogiline nõustamine, see on mõnel korral täiesti nagu võluvits, et alles sealt hakkab see inimene võib-olla siis tõsiselt aru saama, mis temaga tegelikult on juhtunud ja et on võimalik ka teistmoodi ja võib-olla esimest korda üldse saab psühholoogilist nõustamist, et ja see on väga vajalik ka meile töötajatena endile kui ka siis nendele. Nüüd, kui võeta selle ütleme, siia jäämisel, tal on see aeg mõelda, kas on olnud ka sellised kaasused, kus talle seoses sellega, et asjad venivad ja inimesel ongi vaja rahulikult teiega koostööd teha, on vaja kanda elamisluba ja tal ei ole oht, et ta saadaks kohe riigist välja? Ja nendel on selline õigus, kui ma ise ei ole kokku puutunud otseselt, aga direktiividest ja konventsioonidest on see ette nähtud, et ta võib taotleda siis elamisluba, kui see on siis vajalik kas siis selle uurimise või kohtumenetluse osas, vahel võib kesta ju 3, 4, 5 aastat see menetlus, olenevalt ju palju seal neid süüdistatavaid on ja kui on mingi rahvusvaheline selles mõttes. Kui inimene on näidanud üles selget huvi teha koostööd ja olla igati nagu toeks kogu selle näiteks kuritegeliku võrgustiku lahti arutamisele, selle kriminaalasja lahendamisele ja ühesõnaga sellest lähtuvalt on tal jah õigus taotleda seda elamisluba. Nii et jah. Ütle mulle palun sellistesse, me räägime väga paljud need asjad, mida pakutakse, on ju tohutult suur abi küll, aga väga paljud nendest on ka vabatahtlik. Ütleme, sa võid selle abi vastu võtta, selleks antakse sulle järelmõtlemise aega. Aga riik ja kohalik omavalitsus, millist on nende kohustused, kui selline asi nende nii-öelda maa peale satub? Kohalikul omavalitsusel on päris mitmed ülesanded ja mis puudutavad siis inimkaubandusohvreid, kas siis eeldatavaid või siis juba tuvastatud ja üks, mis on kindel, mida nad ka peavad tegema, on korraldada ajutine majutus sobivas varupaigas, turvakodus või sotsiaalmajutusüksuses ning tagada inimese kaitse ja turvalisus. See tähendab, et see inimene saab varjupaiga, talle võimaldatakse toit, meditsiiniabi, mis iganes, mida ta siis tol hetkel vajab. Lisaks peab olema omavalitsuses vähemalt üks inimene, kes on võimeline siis tuvastama inimkaubandusohvreid, uuesti samamoodi tagama vältimatut abi. Omavalitsusel peavad olema kontaktandmed, kus saab tuge ohvriga suhtlemisel. Ühesõnaga, omavalitsusel on päris palju ülesandeid pandud, eelkõige siis kõige tähtsamad oleks siis see varjupaik, kaitse ja siis toit ja läbi siis selle nad seda siis teevadki. Kuidas on olnud siiamaani kogemus koostöö sellise omavalitsusega, et on see toiminud? Jah, ütlen, et toimib.
see on väga hea kuulda, et tegelikult järelikult see abi on olemas ja juriidiline abi on tegelikult ju väga suur. Tuleb lihtsalt teada, millised võimalused ja millised on sinu õigused ja kui sa neid ei tea, siis läbi selle saadakse ka teadlikumaks. Aga Ave Pirjo, aitäh sulle, et ma arvan, et sellised asjalikud naised nagu mina on suur abi nendele inimestele, kes tegelikult vajavad abi ja räägime ikka edasi sellel teemal. Inimkaubandus, see on lõppematu teema, kahjuks ma arvan, elu lõpul me sellest rääkida ei jõua, aga meil on veel mõned teemad jäänud ja siis kohtume peatselt. Aitäh teile. Aitäh.